Ma usun, et iga lapse ja lapsevanema unistuseks on viibida just niisuguses lasteaias, nagu meie praegu oleme. Rakvere linnas, Kungla lasteaias, kus võib öelda, et sellist õunapuude aeda ja niisugust miljööd ei ole vist küll mitte kusagil mujal, sest siin on täpselt nagu vanaema juures. Just nagu vanaema õunapuuaias. Ja meie lasteaia nimi on Kungla, mis tähendab mütoloogias õnnemaad ja me püüame teha kõike selleks, et meie lapsed tunneksid siin ennast tõesti nagu õnnemaal. Ja see õunapuuaed on siis nagu üks osa sellisest heast ja kodusest keskkonnast, kus lapsed tunnevad ennast hästi. Siin me teeme õuesõpet, siin lapsed sõidavad jalgratastega, tõukeratastega, siin nad loevad muinasjutte, siin nad käivad vahepeal söömas, siin me peame igasuguseid üritusi, jaanipäeva, piknike lastevanematega kevadeti maikuus. Siin lõpurühmad söövad torti peale lõpuaktust ja siin me peame ka esimese advendi üritust. Meil on selline madal katus siin vahepeal, siia tulevad päkapikud meie lapsi tervitama ja siis iga järgmise advendi esmaspäeval siis mööda lasteaia hoovi käivad päkapikud, nad kiiguvad siin, nad käivad oma laternatega, nad tervitavad kõiki vastutulijaid, jagavad kommi, piiluvad akendest sisse, vaatavad, kuidas lapsed käituvad ja see on lastele väga-väga põnev. Ja meil on hästi suur õueala, siin viime läbi septembrikuus sügislaada, mis väga meeldib nii lastele kui vanematele ja lapsed saavad siin osta ja müüa oma valmistatud asju ja see on väga põnev. Tulge vaatama. Teil on siin oma raha ka? Jaa, meil on oma valuuta, meil on lasteaia Kungla raha. Ja lapsed siis selle Kungla raha eest ostavad ja müüvad. Siin on teil toredad taimekastid ja ka lillepeenrad. Kes need on istutanud? Lillepeenrad oleme me ise õpetajatega rajanud, aga need peenrakastid on meile toonud meie väga tubli hoolekogu esimees Almar Köök ja tema väga hoolitseb selle eest, et meil siin lasteaias kõik olemas oleks, et tema abiga ja Lions klubi abiga oleme me uusi õunapuid siia juurde saanud, marjapõõsaid ja see on nii põnev, kui lapsed saavad ju tulla siia ise põõsa pealt marja võtta suhu pista. Kevadel nad külvasid siia peenrakastidesse ja siis kõike, alates lilledest ja lõpetades kartulitega, et siis kui nad nüüd lasteaeda uuesti tulevad, siis on nendel põnev tegevus, saagi koristamine, siis nad näevad, et see redis ei kasva seal poe riiuli peal, vaid hoopis tuleb mullast. Aga kes neid taimi kastab, kui suvi on ja paljud puhkavad, lapsed ka? Meil on lapsed väga sõbralikud ja siis kui teised rühmad puhkavad, siis need lasteaias käivad lapsed siis koos õpetajatega kastavad ka nende puhkajate peenraid, nii et kõigil oleks pärast saaki koristada. No selleks, et lapsel lasteaias oleks tore, ei ole kahtlustki, et te pingutate ja kogu südamest. Aga nii mõnigi kord ju mõningatel lastel on kas teatud eelistused või ka terviseprobleemid ja üks selline suhteliselt ebameeldiv tegevus sellisel puhul paljude laste jaoks on see söömine. Kuidas teie olete näiteks siis need söömismured lahendanud, kui laps kõiki toite ei taha või ei talu? Tähendab, õpetajad ja õpetaja abid juba tunnevad laste eripära ja eelistusi ja tegutsevad vastavalt nendele. Et kui laps ikka mõnda toitu ei söö, on ta väga väike, vähene sööja, et siis tema taldrikud ka üle koormata. Ikkagi arvestatakse sellest, kuidas laps sööb, mida ta sööb ja kui palju ta sööb. Kuidas te olete suutnud oma lastesse sisendada või kujundada nendest sellist koha armastust või sellist ilu ja korra armastust, sest on ju näha, et siin ei ole ühelegi taimele liiga tehtud. Õpetajad koos lastega kogu aeg vaatlevad, ütleme, erinevatel aastaaegadel kõiki taimi, kõiki puid, lilli. Meil on lillepeenras on meil iga taime kõrval on ka nimesilt, et lapsed teavad, mis taim see on. Ja nad aitavad ka oma jõukohaselt